sa arvasite õieti. Kõige olulisem inimene on tema elus abikaasa. Me leidsimegi selle põhjuse, miks ta on sattunud sellisesse olukorda. Kui keegi teine on meile olulisem kui meie ise, kui me armastame kedagi teist rohkem kui ennast, siis on hästi raske olla õnnelik. See enesearmastus on hästi oluline. Kindlasti tuleb tegeleda sellisel juhul sisemise lapse tervendamisega, temaga ühenduse loomisega. Selleks on olemas täiesti erinevad praktikad. Seda saab teha meditatsiooni käigus, seda saab teha minu loodud mängu käigus, seda saab teha ka üksi kodus, et ma annan need praktikad alati kaasa. Näiteks hästi lihtne praktika. Võtate peegli kätte või siis ta on teil seina peal, vaatate peegli sisse ja ütlete endale vaadates oma silmadesse: ma armastan sind, Kristiina. Ehk te ütlete 3 sõna. Ma armastan sind ja teie nimi. Mõned inimesed isegi ei saa seda lauset alguses öelda, aga kindlasti jätkake ja proovige aina uuesti ja uuesti. Ja mida rohkem ja tihedamini te ütlete endale selle lause, seda kiiremini hakkab enesearmastus teie kehas, meeles, südames kasvama. Ja ühel päeval te hakkate seda enesearmastust tundma, te hakkate käituma vastavalt.